Nojah, kui ma tohin otsa lahti teha, siis see on väga hea küsimus. Mul on tunne, et see läheb natuke demokraatia probleemi tuuma juurde ja just see mõte tsüklilisusest, sest et me sageli vaatame mingisuguseid üksikuid hetki, eks mingeid murdehetki, keskendume tänasele päevale, meie mälu ei ulatu võib-olla väga kaugele, aga tegelikult ju tõepoolest demokraatias ilmneb mingi tsükkel, me näeme seda, kui me võrdleme Eestit teiste riikidega. Ja eriti 20. aastatel on huvitav see moment, kui Eesti saab iseseisvaks ja hakatakse jälgima iseseisva riigi elu. Ja on päris huvitav, et peaaegu valdav meelsus nendest, kes kirjutavad Eesti elu hindavad 20. aastate alguses, on väga sünge pilt sellest. Tundub lodevus, moraalne allakäik. Just see mõte, et kui varem meid ohustasid välisvaenlased Nõukogude Venemaa, siis nüüd ohustab meid meie enda allakäik, mandumine. See on üsna tüüpiline jutt. Ja mul on tunne, et mõneti seal on samuti tema sellise türannia sünni seemned just sellises jutus allakäigus. Sest demokraatia võib-olla riigivormina ei ole väga esteetiline. See ei ole väga ilus. See ei jäta ilusat pilti, eriti kui seda võrreldakse mingisuguse ideaaliga, mis Eesti puhul oli vabadussõda. Mõte, et kõik marsivad ühes roodus. Ja siis korraga on vaidlused, on erakonnad, on inimeste isetegevus, kõik midagi, mis paljudele ei meeldi. Ja sellisel juhul jääbki tunne, et see ei ole ikka päris demokraatia. See ongi ju moraalne lodevus ja tuleb kord majja seada. Ja sest pilt peab olema ilus ja mõneti nagu selline demokraatia vastandik kujuneb selline paraad või mingisugune militaarne selline rahvuslikku ühtsust väljendav hetk. Ja see ei ole ju iseenesest halb ja ma arvan, et ühiskonnas on alati vaja selliseid koondavaid hetki nagu laulupeod ja mitte tingimata muidugi sõjad, aga need on kõik koondavad momendid. Aga kui seda koondavat momenti sellises ühes roodus marssimist kõla kõrval üksmeeles hakatakse kujutama ette kui vajaliku igapäevana ja igapäeva hakatakse seetõttu sarjama ja mandumiseks pidama, et seal ei ole sellist suurt üksmeelt, siis ma arvan, siin see on ohtlik mõte ja see võib samm-sammult küll tõepoolest viiagi demokraatia allakäiguni. Ja ma arvan, et kui me vaatame Euroopa pilti üldisemalt 20. ja 30. aastatel, siis nii täpselt läkski. Eks seal oli ju ka väga suur majanduskriis tollal. Et tihtipeale, kui inimene tunneb, et tal ei ole ja võib-olla ka tema lastel mitte ees ootamas paremad päevad, kui on olnud seni, vaid pigem mured, et siis võib tekkida ka kergemini see valmidus koonduda nii-öelda ühe lipu alla üheskoos marssima. Nii et koos mingi muu kriisiga lihtsalt tüdimus senisest demokraatiast võib tõesti türanniani viia. Korduvalt olen tsiteerinud George Orwelli, kes 1940. aastal kirjutas arvustuse Mein Kampfile ja ka palju selle üle mõelnud, mis ta seal ütles ja mulle tundub, et see on õige. Et ka ilma igasuguse väga tõsise vapustuseta lihtsalt ühel hetkel inimestel saab villand ja nad hirmsasti tahaks, et kaoks ära see igapäev, kus sa pead elama teades, et teised inimesed tunnevad ja mõtlevad teistmoodi kui sina, võib-olla käivad sulle närvidele suurtes asjades ja väikestes asjades ja siis tahaks, et mitte sa ise ei klaari oma naabriga seda väikest närvidele käimist ära, vaid tuleb riik ja teeb seda sinu asemel. Ja et üldse tahaks nendest igapäeva muredest ja sellest igavusest, igav on, tahaks sellest välja. Ja kui siis leidub keegi, kes paneb püsti selle ühe suure ilusa idee, mille nimel marssida, siis kahjuks on inimkond korduvalt näidanud, et ta on võimeline kõige jõhkramateks ja hirmsamateks tegudeks teiste inimeste kallal. Ja siis nagu Orwell tõdes, et siis reeglina pärast tõelisest põhjast läbikäimist lõpeb see sellega, et kõik vaatavad nõutult üksteisele otsa, mõtlevad huvitav, et kuidas me küll võisime niimoodi teha. Ja siis resümeerivad ei iialgi enam. Ja lähevad mõned aastakümned mööda ja miskipärast kõik see juhtub jälle. Nii et kui edasi siit küsida, et mis võiks olla retsept türannia või autoritaarse valitsemise ilmingute pealetungi vastu, et siis ju see saabki olla see, et inimestel endal on tahtmine demokraatlikult elada. Et nad ise armastavad vabadust ja on nõus ka sellega kaasneva vastutusega ja on nõus sellega, et täpselt nii nagu Hent ütles, et see pilt kokkuvõttes ei ole ilus. Et seda ühtset, selget rahva tahet pole olemas.
et kui sellest ideaalist suudetakse lasta lahti ja rõõmu tunda vabadusest ja vastutusest ja mõista, et just see viib kõige parema loominguni, kõige paremate leiutisteni, tegelikult kõige suurema õnnetundeni, et igaüks saab elada nii, nagu ta soovib ja jaksab, loomulikult teiste inimeste õiguste ja vabaduste piirini, et kui inimesed seda niiviisi tunnetavad, et siis ma arvan, et demokraatial ohtu ei ole. Aga kui miskipärast peaks olema nii, et enamik tõesti enam vabadust ja sellega kaasnevat vastutust ei taha või et on lihtsalt villand saanud, et igav on või et on veel mingi majandussurutis või et on tunne, et ainult halvemaks läheb, siis on kuri karjas, et siis leia ainult see üks, kes lipu püsti paneb ja pasunakoori lahti lööb, siis saab hakata marssima ja et eks siis jälle näed, kuhu jõutakse.